tere tulemast Musta kassitera lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 juuli. Ma olen teile siia valmis võtnud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin mõõkade 8-ga. Mõõkade 8 on see lõksus olemise tunne. Te tunnete ennast lõksus olevat ja ma saan aru küll, miks. Sellepärast, et siin all kohe alumises reas esimene kaart on sauade 10 ja sauade 10 on raske koorem. Täiesti selge, et te tunnete ennast lõksus olevat, kui teile on pandud või olete ise võtnud endale väga raske koorma. Vaatame nüüd, kuidas ja kas teie koormat kergendada saab. Sellest lõksust veel, sellest tundest, et te olete lõksus nagu orav rattas, rabelete, puhata pole üldse aega, ei saa suve nautida ja tunnete ennast halvasti, tunnete ennast lõksus olevat. Aga selle lõksuga on niimoodi, et see on tegelikult tunne, see ei ole nagu päris, te ei ole tegelikult lõksus. Te olete oma silmad kinni pannud ja ei tahagi seda lahendust näha. No te ei näe seda, sellepärast, et te jooksete selles rattas, et teil ei ole aega ei vasakule ega paremale vaadata. Sellepärast ega seda ei näe. Aga kui te nagu korraks peatute ja vaatate tagasi või kus iganes vasakule paremale, teete oma silmad lahti, siis te näete, et olukord ei ole lootusetu. Teil on tegelikult tee selja taga täiesti vaba. Te võite oma köidikud väga lihtsalt eemaldada, silmad lahti teha, ringi keerata ja ära minna, kui te seda soovite. Ma arvan, et te päriselt sellest olukorrast nagu eemalduda ei soovi. Aga te tahaksite, et teie koorem oleks kergem, et teil jääks ka aega isiklikuks eluks, elu nautimiseks, suve nautimiseks, võib-olla ujumas käimiseks, mere ääres jalutamiseks. Kõigeks selleks, mida meie suvi pakub, see on nii lühike niigi. Aga vaatame edasi. Järgmine kaart on teil sauade 7. See on enese seisukohtade kaitsmise kaart. Sauade 7 näitab seda, et te ikkagi ei ole väga rahul selle olukorraga ja annate sellest teada ja kaitsete oma seisukohti, et enam ei jaksa rohkem. Kõrval on siin müntide kuningas. No müntide kuningas tuleb kindlasti appi. Tema räägib seda, et isegi siis, kui teie nagu oma ülesandeid laiali jagate, te ei jää nagu rahata. Mulle tundub, et see kõik ongi tööga seotud just nimelt selle müntide kuninga pärast, et me võime ju endale võtta ka muid ülesandeid. Ükskõik kus kohas liiga palju enda õlgadele kas võtta või pannakse. Vaat kes teeb, see jõuab, öeldakse selle kohta. Müntide kuningas on väga nagu rahades ja rahaasjades nagu väga osav, sellepärast, et temal on eelarve alati paigas, tema mõtleb läbi kõik oma suuremad ostud. Ta läheb poodi ka nimekirjaga. Tema ei tee emotsiooni oste. Tema võib-olla investeerib hoopis mingisugust raha kuskile, kui tal midagi üle jääb, et see siis lõpuks talle teeniks seda, mida me kõik tahame, seda passiivset sissetulekut, et mitte midagi tegema ei pea, aga raha tiksub ise meie arvele või siis kusagile investeerimiskonto arvele. Et müntide kuningas on, kui on nagu eelarvet vaja koostada ja vaadata ja projekte teha nii, et tema tasuvust määrata, selle projekti tasuvust, siis vaat müntide kuningas on selle koha pealt väga hea abiline. Et temal tõesti on rahaasjad korras ja tal on nagu seda silma ka, et ei sattuks pettusohvriks, mida meil siin viimasel ajal väga palju räägitakse, siis temaga koos kindlasti ei sattu. Järgmine on välja tulnud teile siin sauade 8. Sauade 8 on kiiruse kaart, sauade 8 on tarokaardipaki kõige kiirem kaart. Et ma arvan, et väga kiiresti laheneb ka see teie olukord ära. See raske koorem saab jagatud. Sellest sauade 10 ma juba rääkisin, see ongi see raske koorma kaart, siis on siin sauade 5.
Sauade viis minu jaoks tähendab koosolekut. Vot see on selline koosolek, kus kohas arutatakse ilmselgelt seda teie koormat, mis see iganes on. Et seda tööjaotust, arutatakse tööjaotust. Minu jaoks või minu silmis on see niisugune koosolek, inimesed istuvad ümber laua ja arutavad. Võib-olla tuleb sealt valjemaid hääli, võib-olla mõni ütleb nagu kõvema häälega, et ei, nii ei lähe, peab hoopis niimoodi tegema. Nagu läheb selliseks vaidluseks või mõtete põrgatamiseks, ideede põrgatamiseks, kuidas midagi teha. Et oleksid hundid söönud, lambad terved ja töö saaks ka tehtud. Ja sellel koosolekul või sellel mis iganes mõttetalgutel on tegelikult suurepärane tulemus, sest viimase kaardina on teile välja tulnud Hermiti kaart. Vaat Hermiti kaart on selline kaart, kus nagu tuleb selgus. Lamp hakkab peas põlema. On kõige otsesem jutt selle kohta või näide. Istute seal kõik kambakesi pimedas toas, räägite seal juttu ja arutate asja. Siis tuleb keegi, paneb tule põlema ja kõik saab selgeks. Vaat umbes niisugune efekt on selle Hermitil. No kui üksikisik nagu mõtleb natukene, siis ta mõtleb vaikuses. Lihtsalt analüüsib seda olukorda, millesse ta on sattunud. Olgu see siis ükskõik mis. Mõtleb ja mõtleb. Kõige parem on mõelda vaikuses tõesti nii, et no võib-olla, et kell ka ei tiksu. Et ongi selline vaikus. Ja te saate iseenda sisemise minaga kuidagi viisi kontakti. Meil on tegelikult kogu tarkus olemas, me lihtsalt ei tea või ei näe seda, sest me oleme pidevalt nii hõivatud kõigega, ka mõtetega, ka tegelikult meie enda mõtted, mis meil peas kogu aeg keerlevad, segavad meil nägemast seda lahendust näiteks olukorrale. Ja kuna see Hermit on siin viimasena välja tulnud ja Hermitil hakkab lamp lõpuks peas põlema, see lahendus on väga lihtne. See lahendus on naeruväärselt lihtne. Et kui te selle peale lõpuks tulete, kuidas oma koormat kergendada või mis iganes muu probleem teil on, siis te nagu ise ka imestate, et kuidas ma nagu selle peale varem ei tulnud. Vaat vahest on tõesti nii, et me oleme nii ummikus, et me ei näegi, vaat ongi lõksus olemise tunne, sest me lihtsalt ei näe lahendust. Mul on endal paar korda selliseid situatsioone olnud ja kui siis lõpuks see lamp süttib peas, no siis on küll nii, et no mina olen küll naernud iseenda üle, et no kuidas saab nii olla. See lahendus on nii lihtne, see on nina all, see ei ole kuskil kaugel ja ma ei näe seda. Ma alati ütlen, et see on kusagil seal prilliraamide taga kinni. Et kui prillid eest ära võtta, võib-olla näeb siis natukene paremini. Et igal juhul on sõnum siin, te pole lõksus. Kõik asjad saavad korda ja see raske koorem saab ka lahenduse, mis iganes ta siis on teil. Et olge julge. Saate ka nautida nii elu kui suve, ja ei kaota. Ma arvan, et te tegelikult ka finantsiliselt ei kaota midagi. Ja vahest ongi rahast tähtsam meie aeg, meie enda heaolu ja meie enda puhkus ka, et me saaksime välja puhata. Meist ei ole väga palju tolku, kui me oleme ennast ribadeks rabanud ja rabelenud nii, et no tõesti pole aega ninagi nuusata. Et soovin teile siis seda, et tuleks lahendus just nimelt sellel nädalal kõikidele teie probleemidele. Tulgu teil muidu üks imeline nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.